Tere hommikust kõigile! Tere hommikust, sõbrad! Nüüd just ärkasin hommikul üles. Võtsin ka oma kallid kaasa, Rakibla ja isa on minuga. Isa härra jooksis jälle minema. Isos, tule siia, Isos! Tule siia, istu siia, tule. Ära mine, tule siia. Istusime hommikul koos lastega niimoodi. Ajame veidi juttu. Praegu on hommikul kell 8. Raki, kas sa jätaksid selle vähule, Raki? Kell on hommikul 8. Mõtlesin kõige hiljem, 7:30 olen üleval. Eile õhtul läksin natuke hiljem magama, sellepärast sai kell 8. Pisi on ka minu taga, Pisi Reis. Kuidas läheb, poiss? Pärast seda reedel olen umbes tund aega uimane. Vaata telefoni, jooma kohvi, jooma teed. Pärast seda hakkan varsti töödega pihta. Te teate, eile lasime viimasena vabadusse Carnos Baba. Aias tegi ta korraliku jalutuskäigu. Vaata, isa, vaata, kuidas ta tagasi hoidis, vaata. Isa. Bossile, ärge midagi öelge. Kas sa näed Rakit, isamaa? Ulakas Raki, sina. Sina, ulakas Raki. Sinust saab veel mees, ma näen seda, poeg. Vaata, isa ründab niimoodi kassi. Jumala psühhopaat. Kas ma ei ütle sulle, et ära ütle Reisile midagi, tütreke? Kas ma ei ütle talle, et ära ütle midagi? Oota, Raki, hoia oma suu kinni, raisk. Oota. Vaheletsid. Mina tüdrukute isa on armunud. Nad ei suuda isa jagada. Täna teeme ka nüüd seda asja. See Oodin ei ole siin. Täna laseme Hektorit 1 tunniks vabaks. Pärast seda läheme Oodini juurde. Teised laseme ka vabaks. Neid testime samuti. Nüüd liigume vaikselt aeda või sööme enne minekut ühe võileiva. Tühja kõhuga ei mängi. Teeme endale ühe võileiva, vend. Sealt läheme siis tööde juurde. Oota, tütreke, oota. Seekord ärge vedage mind alt. Toetuseks palun pange sellele videole üks meeldib. Kui te tellite kanali ja jätate kommentaari, olen väga tänulik. Varem jagasin neid, kes kõige rohkem kommentaare jätsid. Jagame jälle. Jätke nii palju kommentaari kui võimalik, vennas. Kirjutage numbreid, tähti, mida iganes või saatke emotikone. 3 inimese nimed, kes kõige rohkem kommentaare jätavad. Jagan igas videos. Olge kursis. On ju, Isabel? Ei ole nii, Isabel. Isabel, miks sa mulle kallale tulid, kui sa poksikoti rusikatega peksid, tüdruk? Miks sa mulle peaga lõid? Meie lõpetasime. Ma ei ole rahul, et Isabel vara üles tõusis. Isabel astant muututal, mašallah sulle. Sõbrad, nüüd olen oma laua valmis seadnud. Ma tahtsin küll tosti teha. Mõtlesin, et einsest õhtust oli jäänud hea toarooga ja riisi. Õhtul oli hea. Mulle meeldib hommikuti sellist õhtusööki süüa palju rohkem. Sest kui ma hommikusööki söön, siis ma ei saa kõhtu täis. Kui on õhtusöök, siis saa kõhu täis. Vaata, meil on siin värske toad. Vaata, väga ilusad. Meil on riis, jogurt, leib ja jook. Meil on riis. Nüüd täidame kõhu ära. Siis läheme vaikselt oma tööde juurde. Bismillahirrahmanirrahim. Kui teil tõesti isu tuli, siis andke andeks. Ka ma alustan. Täna on ilm ka meie õnneks väga ilus, vend. Täna on päikeseline ja igal pool õitsevad lilled. Varsti lasen ka kitsed välja, et nad saaksid karjamaal süüa. Varsti, enne kui koerad kokku kogume, paneme Isabeli tuppa kinni. Laseme koerad ja kitsed korraks välja. Kas ma peaksin täna ka meie väiksed kutsikad välja laskuma? Väikesed, aga me läheme esimest korda välja vaatame veel natuke. Sest ma teen veel hommiku võimlemist.
ahaa, kas Raki tuli ka minu juurde? Kas Raki on ka näljane, Laki? Raki, kas sa sööd oad ära, Raki? Hettis mu haige kesele. Sõbrad, mulle meeldib Raki väga. Ühel hetkel mõtlesin isegi selle äraandmisele, sest alguses ajas see mind väga närvi, nagu te teate. Tal oli üks halb komme. Nüüd on ta ajapikku siia rohkem harjunud, on vaikselt korralikuks saanud. Ta hakkas viisakaks muutuma. Sellepärast ma armastan Rakit väga. Ma ütlen endale tea, et ma ta võtsin. Vabandan. Olen võtnud. Vabandan. Lõppmuusika. Ta pole veel paranenud. Pitsus ärkab alles keskpäeval, sõbrad. Tule, Isus, tule, istu, tule. Tule. Tubli minu tüdruk. Kas mu tüdruk on ka näljane? Hästi, said suutäie kätte, nüüd jookse. Raki, tule siia. Poiss, tule siia üles. Tule siia. Vaata, isa peili suus oleva suutäie peale on ta silma peale pannud. Kas minu poiss tuli jälle? Sa näed kena välja. Oota, kas sa sööd seda? Anname sulle väikese ampsu suhu. Oota, ära himusta minu taldrikut. Kohe hakkas meie taldriku kallal tegutsema. Laki! Sina oled meie, minu. Sa oled meie oma, mu poiss. Abi, nälja alla. Tõuse, Isos. Isos on ka tulnud. Isos seisab. Ma annan Isosile oad, päris oad. Võta, Isos. Oi, tüdruk, oad jäid mulle pihku. Kui sa sööd, siis koerad vaatavad sulle otse silma, eks? Kui sööd, siis koerad vaatavad sulle silma. Aga varem olin ma selline, nüüd enam nii väga ei ole. Annan neile natuke ja söön kiiresti. Nende pärast hakkasin ma kiiresti sööma. Muidu kui ma neile otsa vaatan, siis mul hakkab neist kahju. Terve taldrik tundub neile minevat. Vaata, kas sa sõid ära. Ma annan veel. Kas sa sõid ära? Ma annan veel. Раз, mu poeg. Nüüd, vend, hakkame aeglaselt kõik koerad kokku koguma, jälle nagu eile, sõbrad. Nüüd, vend, kas on korras? Aga Apollot ei tohi me tuppa panna. Apollo tekitas meile eile probleeme. Ta põgenes aklast välja. Tyson, papa. Võtame kõigepealt selle Tysoni ära. Võtame Tysoni sisse. Tyson, tule edasi. Mine edasi, poiss. Mine edasi, poiss. Istu sinna, Tyson. Nüüd paneme Tysoni siia kinni. Kas paneme karase siia? Nüüd. Meie jälle vanaisa Toni ukse juures, see pervelt vanaisa. Jälle see pervelt, naist ja haistaja vanaisa. Kuhu ma sind panen, kuhu? Kuhu ma sind panen, kuhu? Mida sa selle Tonilt tahad, poeg? Toni on nüüd vihane vanaisa. Ta on temaga täiesti ära pööranud, sõbrad. Toni, kas me nüüd võtame vanaisa või, vend? Vanaisa, ulakas vanaisa, tule siia nüüd. Vanaisa, aga viime ta koju. Loodetavasti vanaisa ei põgene kodust. Eile oli ta juba enne koitu plehku pannud, see hull. Eile ta vist ikka kodust põgeneda ei saanud. Vaata. Nüüd on vanaisa kindad käes. Nüüd vahetame Toni asukohta. Võtame Toni ka Sky kõrvale. Kas kõik on korras? Toni! Ulakas, Toni! Sa oled siia sattunud, tule siia, mu tüdruk. Hoppala. Oota nüüd. Nüüd on Sky ju steriliseeritud. Seetõttu, Toni, Apollo, tule siia, poiss.
tule siia, minu lõvi. Nüüd panime Tony Sky juurde, sõbrad. Tämä tuppo panen ka Apollo. Panen Apollo ja Marasi kokku ühte tuppa. Arase paneme ka majja sisse, vend. Arase paneme ka Tysoni juurde. Oota nüüd, Apollo, oota. Ainult Faisal isa jäi siia. Kuule poiss, mida sa teed, Faisal? Kui me Faisali majja sisse viime, siis nüüd laseme vanaisa sealt minema. Tule siia, poeg. Tule siia, Masha, tule. Mine, tubli, väga hästi. Kõikide nende kokkukorgemine on ka omaette probleem. Sõra, käi kõik läbi ja korja need kokku. Vanaisa on tark, vanaisa. Kuidas me nüüd selle ulaka Faisali kätte saame? Meil on rihma vaja. Rihm on Faisal baba juures. Pärast seda võtame ta ära. Tule lähme puuri juurde ja võtame sealt ühe rihma. Oot, vend. Nüüd ma lõikan teile ka ühe, et kui palju maksab ühe vabastamine. Kui ma ühe ära lõikan, siis te tegelikult ei saa päris täpselt aru. Umbes pool tundi. Need siin. Rihm oli olemas. Me tegeleme nende kokkukorjamisega. Mida sa nüüd teed, tudruk? Kuidas me nüüd Faisali sisse saame? Kui ma teda ise tirin, siis ta ei tule. Tõenäoliselt ta ei tule ka majja sisse. Oota nüüd. Ei, no Tassa, ära tee seda. Ärge jelitage, ei. Ole tark. Oota. Mis poeg teeb, minu kena poeg? Oota. Ärge õhutage, olgu. Mida teeb minu lõvipoeg? Mida teeb minu Anatoolia lõvi? Tule. Peatu, Natasha, peatu. Oota nüüd, oota sinu onu ütleb, oota. Hea küll, mine edasi, Faisal. Nüüd, vend. Võtame Faisali sisse. Mu kallis, sina ole siin jahedas. Hästi, poeg. Tubli oled. Nüüd too oma onu siia veel kord. Ai, mis? Tule, onu. Tule, onu, tule. Oota. Või viskame veel korra, vend. Või jäta vahele. Võta oma onu veel kord. Onu, tule siia. Onu, tule siia, onu. Tule, poeg, ära pane mind vaeva nägema, tule. Minu lõvi. Kus ta on? Kus on minu Argentiina lõvi, kus ta on? Tule, poeg, tule. Kuule, ära tee mulle mingit jama. Nüüd, kui Taia sai aru, et me paneme isa kinni, eks vend. Nüüd jooksed ta ühes kohas teise. Oota, las ma vaatan. Mis lahti? Onu, tule siia. Viin su jalutama, tule. Tule, onu, tule. Olgu, head tööd. Onu, nüüd kui sa tal järel jooksid, jookseb ta ära, vend. Võta Marese kaasa, las ta natuke jalutab. Ta just tuli nüüd välja ju. Ta tahab jalutada. Äkki paneks Aresi sünnituspalatisse. Ares võib-olla põgeneb ka rõdudelt. Paneme ta Sindiri kõrvale. Ares, kus on minu ahvipõnn, mu poeg? Kus on minu eestivihkaja poiss? Kus on minu lõvikutsikas? Tule siia. Need rohud on ta päris pikaks kasvanud. Ma hakkan aeglaselt niitma. Aeglaselt. Koeri pole enam näha seal sees. Vaata sinna, kui võtaksime Arese Sindiri kõrvale. Kas ainult Maras ja Tyson jäiti veel välja? Nad lasevad jälle Hektori lahti. Jälle lasevad lahti. Seetõttu ei tohi me ühtegi isast koera õue jätta. Kui jätame, siis nad kaklevad. Me ei hakka riskima. Ares, tule siia, isa. Ares, mine edasi. Mine edasi, poeg. Olgu. Aresi asi on ka tehtud. Võtame Marasi siit ära. Me laseme Marasi Apolloni juurde. Loodetavasti nad ei lähe tülli. Maras. Tule vend, ma viin su tema juurde, tule. Tule tagasi, tule. Tule vaata, tule. Me läheme jalutama, poeg. Oota nagu eile. Ära kohe ärritu. Praegu. Nüüd Maras ei tule rihmala. Nüüd see nurjus pole veel harjunud, vaata nüüd. No jah, tuli lõpuks tänu jumalale. Oota, Maras. Tule, poeg. Peatud. Tule Apolloni juurde, tule.
Tule, Paša, tule. Ei, Apollon. Kuule, Maras, kuhu sa läheb, poiss? Tule siia, vaatame. Apollon, ei. Kuule, nad on juba teineteise peale käima läinud. Vanaisa, vii Apollon ära. Vanaisa, ära mine liiga hoobu. Üks hetk. Võtame need. Me võtame riske. Ei, Apollon, jookse. Peatu, poeg. Ei, oota. Oota, rahune, ärge kakelge. Hästi, poeg. Nad läksid just omavahel vastamisi. Apollon Maras, need on vennad. Nad hakkasid jälle omavahel norima. Ma rikkusin nende endise ühtsuse ja koos olemise ära, sest nad on kogu aeg lahus olnud. Nüüd võta need. Nüüd läheme siit eemale. Et nad meie pärast õnnetusse ei satuks. Tyson. Kas nüüd ongi ainult issi Tyson jäänud? Tyson, tule Tyson. Kuule, te panite mind ikka korralikult higistama. Ma vaen Tyson otse poegimisboksi vend. Oota. Kui me ta tema ukse juures kätte saame. Beebid, kuidas läheb, beebid? Noh, mida mu tallekesed teevad? Kas ma lasen teid ka aeda? Tyson, vaata, tahab jälle lennata. Kus ta nüüd jälle plehku pani? Kas me ei pannud teda koju kinni või? Seal ei tunnu mulle üldse pähegi, et vanaisa võiks plehku panna. Vaata nüüd. Vend üks läheb, teine alustab. Kas näed? Üks lõpeb, teine algab. Tule, Tyson. Tyson, tule, viime sind ka tuppa. Kontrollime ka maja üle, passa. Peame vanaisa kinni panema. Muidu lähevad nad Hektoriga kaklema. Ta ujub seal ja valmistub võistluseks. Vanaisa, tule, vanaisa. Kus sa põgenesid, poiss? Sa oled ikka tõeline nuhklus, tead sa seda? Odas, vanaisa. See ei lähe nii, vend. Nendega ei saa niimoodi otse tegeleda. Mine oma kohale. Kui oleks kohe üks puur, oleks meil palju lihtsam. Nüüd kui ta läheks, kas ta hüppas kunagi aknast välja? Jaa, ta oli akna lahti teinud. Ma panen sellele aknale ühe kruvi külge. Selle aku on tühi. Ma panin selle just laadima. Sellepärast see jäi seisma. Vaatame, kuidas me selle koha kindlalt kinni saame. Ta on selle korra juba lahendanud. Ta teeb seda jälle. Nüüd panin vaevu vanaisa ka kinni, sõbrad. Panin aknale midagi ette, loodetavasti ta ei ava seda. Kui ta avab, siis seekord, kui laseme Hektori välja, on kaklus vältimatu. Jumal hoidku. Jumal hoidku, ma ei suuda ette kujutada, mis juhtuma hakkab. Lõvid, tere hommikust. Mis ma teen, minu lõvid? Vaatame. Vaata, kui mustad on puurid. Me pole veel puure pesnud, sest me alles ärkasime, sõbrad. Nüüd pesen need ka ära. Teen siin korraliku puhastuse. Vaata, kuidas esimene vares hommikul on. Näita teda, näita teda. Näita puure, siis näed mustust. Kui sa kohe pärast ärkamist ei pese, siis juhtubki nii. Näed ju, eks? Veel täna õhtul, hommikuks, peseme ka mu lõvide puurid puhtaks. Marla, loosa sind ka välja, Marla. Marla, tule siia, vaatame, kas sinu ukse juures on mõni koer, kuhu sa minna tahad. Ei ole. Marla, kuule. Jooksugu nüüd minu lõvidedrukk. Mašallah sulle. Kas ma peaksin sind ka välja laskma, Karnos poiss? Karnos. Kas ma peaksin oma lõvi välja laskma? Muidugi ma ei lase. Muidugi ma ei lase sind välja, mu poeg. Täna tugu Hektor isa siia. Kas sa saad aru, Paša? Ma avan selle kohe. Nüüd las vend tuleb ja paneme need korraks vait, siis laseme Hektori lahti. Puurid on jubedalt räpased. Maslum Seker. Kuidas mu koertel läheb? Kuidas mu kaunitaridel läheb, vaatame. Maslum baba. Kas lasen ka sind välja, Maslum? Aslan, mu poeg. Nüüd joo. Paigutame selle kõigepealt ära, vend. Šeflie. Me tegime nii palju asju, aga see oli see, mis mind kõige rohkem rahustas. Nüüd ei tule survega vett. Kas meil on bensiini? Mašallah. Töötab nagu kellavärk. Alex, Odin, Melle. Eile koos eepostega.
me panime nad sünnitustuppa kinni. Või kui te teate, siis vaadake nende puuri. Kuidas on, Reina? Varsti lasen ka sind välja, kallis. Las Marla proua natuke veel ootab. Järjekord. Me on tea, et me selle korra ja süsteemi nii paika panime. Ja kui me oleme akna tugevamaks teinud, siis oodetavasti ei teki enam probleeme. Mis nüüd edasi saab? Võta rahulikult, ära üldse muretse. Aga ma koristan neid mustuseid siin. Mul läheb natuke aega, sest teen seda käsitsi. Peseme need nüüd ära, eks? Asja. Las ma pesen ka asja ära. Täna on väga palav asja. Las mu lõvidedruk natuke jaheneb. Las mu kooni tarđeheneb, mašallah talle. Fusat, baba. Täna lasen ka sind lahti, Fusat. Kitsesid me lahti lasta ei saa. Kitsede kaasan on probleemind. Hektor on kitseda vannana. Kitse kaasan ei tee vahet, kuna teda rünnatakse. Tütar, miks sa oma vee maha valasid, kallis? Kui ilus sa oled, mu kallis. Nüüd lisame ka vee juurde. Olgu, Bella, rahune maha. Nüüd, kui hoiame vett Bella ja Oodini juures, lähete jälle hulluks, vend. Nad ajavad mind juba hullus, kui ma neid puure pesen. See pole nalja asi. Ma vihkan nende pärast, et puure pesemas käia. Vaata nüüd. Nad hakkavad jälle istumisega peale käima. Ja sulle rahu. Ta tuleb, et hakata ründama minu kohta. Ole vait nüüd. Tüdruk, ole nüüd natuke mõistlik. Jooksi sealt minema, Bella. See on veevaellane, vesi. Ma viin Odiini ja tema koos mere äärde, vaadake. Ilmad lähevad ka veidi soojemaks. Ma mõtlen, kas nad teevad meres ka sama asja. Nende puuvide puhastamisel ma tõesti pingutan kõigest väest, vend. Kord paremale, kord vasakule. Kord paremale, kord vasakule. Ma pean sellest lahti saama. Vaata Odinit, jälle hakkas pihta. Odin! Vesi ka läheb kohe vanaks. Ilmad on ju nüüd soojad. Juba ühe päevaga, iga päev. Pean nende kausid ära pesema, siin hakkas kohe vetikas tekkima. Talvel sellist muret pole. Kui ilmad soojenevad, juhtubki nii, vend. Vaatame, Odin Paša. Vaatame, Odin. Odin näiteks, kui me laseme Odini lahti, siis ei saa aeda jätta isegi emast koera, rääkimata isasest. See hull ründab isegi emast koera, vaata ise. Aga need koerad, kes veele kallale lähevad, mis neist saab, vend? Odin, kas ma pesen siin natuke, et sa jaheneksid? Sa oled must, sa tõmbad päikest ligi. Jahutan natuke. Kes siin oli? Alex! Alex, mu tütar. No nii, vaata nüüd end. Carlos, jookse Carlos. Ulakas Carlos. Te olete jälle siin kõik segamini jäänud. Carlos. Carlos on ka tõesti, mashallah, mitte koer, vaid nagu lehm, vend. Nad ajavad siin nii palju segadust, et tundub nagu oleks lehm jäänud sanas siin puuri. Vaata sinna. Nad saavad mu kätte, jookse sealt minema. Jookse, Carlos. Jookse. Jookse, ei. Oota korraks. Ei, Carlos, ei. Carlos otsib põgenemiseks kohta. Ära mingil juhul. Nüüd tuleb Hektor, kas kuulsid? Pärast teda mina.
Vendad on kõik kohad täis teinud. Nad on igale poole pistunud midagi. No olgu, kui ma oma töö lõpetan, siis ma korralikult riidlen nendega. Praegu ma ei tee põhjalikult, kuna olen videos. Teen kiiresti üle. Võtan ainult suurema mustus ära. Aga ikkagi võtab puuride pesemine meil umbes tunni aega, sõbrad. Praegu puhastan lihtsalt pealiskaudselt. Ja liigun edasi. Las see suur mustus saab kõigepealt ära kolistatud. Kas ma pesen selle ära, Carlos? Kuidas Carlos põgeneb? Kas ma peaksin oma kaarti sööma? Kas sa oled olmisektor, isa? Ma tulen, sul on veel üks kord jäänud. Loodetavasti, Hektor, vanaisa, sa ei jookse ära. Sa ei jookse ära, eks vanaisa? Kui Helega sellele aknale korralikult lööb, siis ma panen sinna midagi ette. See pole 100% kindel asi, tähendab. Loodetavasti leiame ka sinna mingi lahenduse ja vanaisa ei pääse sealtki minema. Esko, sa oled siin ikka korraliku segaduse teinud. Astu kõrvale. Ei. Ei, Esko, ei. Oota. Ei poeg, ei poeg, ei poeg. Selle sisu tuleb ka pesta. Ta tuleb ja jookseb kohe minema, see lurjus. Vennas, ma pole siin korralikult ära. Ilm on ülimalt palav, sõbrad. Hektor, papa, kas oled valmis? Kas minu poeg tuleb? Kas minu lõvi tuleb? No nii, jookse, Hektor. Jumal õnnistagu sind, minu Itaalia täkk. Itaalia enda laps. Jaguar, marshallah. Lõvi, mu poeg. Vaatame, kas ta hakkab nagu Carlos kõigile vastu või näitab ta tõelist raskust. Marda tuli turule korda looma. Marlam. Oota, Marla vaatas natuke närviliselt Hektorile otsa. Olgu, las nad jõitaks ringi. Marla on vana kooli kuninganna. Vaata nüüd papa Hektorit. Kas kõik läheks hästi, vend? Kas kõik oleks hästi? Marla, päev. Vaata, Hektor ei teinud seda nii nagu tavaliselt. Ta läheb Tšeteri juurde, loodetavasti Tšeter ei ründa teda. Oh, Tšeter. Tšeteri puhul ei tea kunagi, mis juhtuda võib. Tal viskab katus ära ja siis ründab järsku vend. Häirime nüüd Hektori tähelepanu, et ta puuride juurde ei läheks. Hektor, tule siia. Vaata, kuidas rohi on pikaks kasvanud. Ma pean siia võsalõiku või sisse tulema, vend. Ma peaksin need kohad korralikult korda tegema. Vaata, milline väärikus Hektoril on. Maashallah. Vaata seda kehaehitust. Mu poeg on nagu tank. Jumal õnnistagu teda. Eestluvaenlane, Hektor. Näe, Hektor on tark, kas sa nägid. Ta ei öelnud midagi nagu teised. Ta ei läinud koertele kallale nagu teised. Kus mu poeg on, Kus mu lõvi on, Suur beebi. Beebi suur. No vaatame siis. Tule mõistusele, miks ma panin Marla puuri? Oh, mu armastusuk. Miks ma panin Marla puuri? Marla on nüüd Marla Isabel. Sõbrad käivad kogu aeg ringi, eks. Marla ja Isabel on ka omavahel vaenlased. Et Marla ja Isabel omavahel tülli ei läheks, pean Marla kinni panema. Isabel hüppab ju igalt poolt. Minu pärl on kohale jõudnud. Kas ma panen sulle ka pärli? Ta sektoriga natuke mööda läheb. Olgu vällis. Kui pärlit nüüd välja ei lasta, siis pärl vihastab. Hektor ründab ju kitsi, sellepärast. Tule. Tüdruk, sa oled ikka korralikult paiste läinud, Marla. Oota, las ma vaatan teid. Marla, tule siia. Sa oled vanaks jäänud, sõbrad. Marla nisad on hakanud väga alla vajuma, vaadake. Ma viin ta loomaarsti juurde, laseme tal üle vaadata. Loomaarst vaatab selle üle, see koht on väga varjatud, loodetavasti pole midagi tõsist. See tundub veidi muret tekitav. Hektor hakkas vaikselt autoriteeti kehtestama, vaata. Poisid, kas te nüüd olete meheks saanud? Nüüd hoiate üksteisel silma peal, jah? Kui nad esimest korda kokku said, olid nad teineteise vastu. Aga vaata nüüd. Jälle on nad nagu sõbrad. Nüüd kadugu siit minema. Kohe nägid, nüüd on nad jälle ühes koos. Need oli ikka väga pahad. Tegelikult teate, siia võiksin ma ka võib-olla ühe ukse teha. Siia panin ma nüüd igasugu kola, tule näita.
igasugu kola, mis iganes oli, panin siia. Võib-olla koristan selle koha ära, sõbrad. Ja siis äkki teen siia ka puuri. Oleks siin veel üks, oleks hea. Näiteks, kui vana isa paneme, siis on raskus, eks. Hea, et need valmis said. Skaila, Toni, olge seal korralikult paigal. Skaila, ma lasen sinu lahti. Ma lasen ka sinu lahti, Paša. Me ei unustanud ju kedagi, eks. Ei. Näed sa nüüd, kui õnnelik on Hektor? Hektor, tule siia. Lähme koos sinuga ka, mu poeg, ühe konteineri juurde. Hektorist on ka valvur saanud. Jõudu tööle. Meie kanakursad on vist ka geneetilised. Mees on isegi sittudes väärikas. Vaata, kuidas õnnetus juhtus. Lõvi. Hektor, tule siia. Hektor. Hektor. Hektorist sai isaks või? Hektoril on kõht valus, vaata. Sööb nagu lehm rohtu. Kas me peame kogu aeg kitsi karjatama? Vas koerad lähevad ka natuke välja. Aga Carlos, vaata, ta on kogu aeg mu kõrval. Hektor saab natuke rohkem ise hakkama. Ehk siis Carlos kuulas meie sõna. Oota, kas ma viskan selle Hektori basseini? Tule. Nüüd talle meeldib vesi. Viskame ta korra basseini, ta on ju must ka veel. Päike praegu kõrvetab teda, vaata, ta põleb. Hektor, tule siia. Ma viskan ta basseini, las ta ujub. Assidja, jookse. Vaata nüüd, vaata. Vaatame, kas suudad teda petta. Ta ei uskunud. Mõtlesin, et jooksen korraks ja vaatan, kas ta hüppab basseini, aga ta ei hüpanud. Aga vaata, kui ilusasti lilled õitsevad, maashallah. Praegu on siin selline lõhn, sõbrad. Õhk lõhnab lillede järele, väga mõnus. Inimene ei raatsi neid tõesti lõigata. See lõhnab imeliselt. Hektor, tule, ma lähen konteineri juurde, poiss. Mul on päikesepiste. Sina jaluta ringi. Kuule, täna on ikka tõesti palav. Kas ma läheks täna mere äärde või? Mis ma teen? Oota, vaatame, kas me oleme siia jõudnud. Võib-olla tema läheb sisse. Hektor, tule siia. Hektor. Hektor. Noh, nüüd tulen, Marla. Marla, tule. Tule, Marla, tule. Minu kuninganna. Marla. Tule, istu siia, tule. Tule, jahuta end veidi, tütreke, tule. Või lama plaaditud põrandal, ära lama diivanil. Tule istu ja jahuta end, näed. Ta hakkas jälle kiseemi peale hulluks minema. Marla, mida ta ütleb, tütreke? Marla, mida ta ütleb, tütreke? Mida ta ütleb, tütreke? Mida ta siis ütles? Mida nad räägivad, Marla? Kas nad ajavad nu vana hundi Marla närvi? Sõbrad, 10-11 aastaselt tuli see talle kergelt. Aeg voolab tõesti nagu vesi, ausalt. Aeg. Kui me saaksime ka Hektori siia tuua. Hektor, tule siia. Hektor ilmselt ei tea abi nime. Ma ütlen Hektorile, aga ta ei tee minust üldse välja. Hektor, jookse nüüd siia. Miks tema küll ei tulnud? Läheme vaatame tema juurde. Hektor. Hektor, tule. Hektor otsib minu arvates salaja Faisali. Mul on selline tunne. Kus on minu lõvi? Kus ta on? Kus on minu suur beebi? Tule siia. Tule siia, poeg. Jookse natuke, lase oma energia välja. Sa kõnnid väga loiult, vaata. Las need jalad lähevad lahti. Las su kopsud lähevad lahti, poeg. Tule. Tule. Hektor, poiss, kuulab mu sõna. Kes ütleb, et ta ei kuula? Tule nüüd, Hektor. Tule. Tule. Tule, Paša, tule. Koha omanik on kohal. Head äri. Oota, ma istun nüüd selle ukse juurde. Rakja võib ukse avada. Harla, Hektor, tule siia. Tule, poiss. Hektor, sa sobid siia väga hästi. Vaata, vend, ta lisas siia tõelist väärikust. Vot, lõvikutsikas. Lõvikutsikas. Tegelikult näete te videotes alati nende karmimat poolt. Aga vaata, kui me eemaldame keskel oleva ohu. Kui targad nad on. Nad ei kakle ega tee lärmi. Kui targad ja ilusad nad on. Vaata, Marla vihastas. Ma ütlen ju Marla, vend. Tema ja Isabel vihkavad teineteist. Mida sa räägid, vihkavad? Kuule, tüdruk, ma ütlen sulle, ärge tünitsege.
kas sa kuulsid Marla? Marla hääl ongi ära kadunud vend. Ta on väga vanaks jäänud. Jumal, anna talle tervist ja pikka iga. Kuule Marla, vaata isegi kõndides on tal nii raske. Kas sa näed tema tagumisi jalgu? Marla, tule. Ta tõstab jala ja hakkab jooma. Oh, mu kuninganna. Tule siia. Mida issi küll ilma sinuta teeks? Kui ilus mu tütar on. Marla on mu vanim koer siin aias vend. Kõige vanem. Esimene hauakaevaja oli Tyson, siis Marla. Me kaotasime hauakaevaja Tysoni. Ta jäi väga vanaks. Kuule Marla, tule siia. Tule siia. Kas sa suudad öelda tule siia? Tule. Ei. Ära vihasta tema peale. Ära vihasta tema peale. Ma vihkan. Kui nad välja tulevad, lähevad kohe tülli. Vana torssis Marla. Ta ei jäta kunagi mängu pooleli. Hektor, poiss, ära jumala eest diivanile joo. Tule siia. Diivanile sobis ta ikka hästi. Hektor tead on väga ilus vend. Väga korralik poiss. Tule. Tule, kallista issi, tule. Suur beebi, miks sa ei jookse? Miks sa ei jookse, mu poeg? Miks sa ei jookse, mu lövi? Maashallah talle. Tule siia, beebi. Ta tegi mu üleni ilaseks. Tule. Las ma annan talle ühe muusi. Vaata seda põhja. Ta tegi mu üleni ilaseks. Ah, kui ainult neid kanekorsade ila ei oleks, tead küll. Aga kui neil suud ka sellised ei oleks, siis nad ei näeks nii ilusad välja, vend. Hektor, las ma ütlen teile midagi. Puulis ta ei näita end tegelikult välja. Siia välja tulles, vend, näete ikka uskumatult kena välja. Vaata seda karismat. Maashallah, mu poiss. Väga ilus, vend, väga ilus. Kvaliteedi enda laps, kvaliteedi. Maashallah, mu pođale. Minu aasta. Hektor, papa. Ära kohe kinni pane, poeg, tule siia. Mine natuke jalutama, jookse, lase jalgadel liikuda. Vaata, Marla on väljas. Marla, sina käi jaluta. Ma lasin teid välja, et te sporti teeksite. Ma andsin sõpradele natuke palli ka just enne. Hektor papa kadus ka sinna alla ära, ma ei tea, kuhu ta läks. Nüüd lasen emased välja. Las nad jalutavad natuke ringi. Lase need pojad ka kordamööda välja. Nüüd on selles süsteemis kõik pojad täielikult treenitud. Nüüd, Chitter, tule. Ta seisab niimoodi, aga loodetavasti on tal Valentiinus. Chitter, tule kallis. See on koer, kellega Chitter kakleb. Chitter, ära kindlasti Marlaga kakle. Kas sa oled surnud, Chitter? Jookse, vaatame, jookse. Chitter, mu tütreke, las ta käib natuke ringi. Jookse, tütreke, jookse. Lase minna, tule siia. Tule, mu kaunitar, tule. Noh, jookse nüüd, mu kallis. Lase need sobivad lahti, las nad jalutavad. Oo, Bella. Bella ründab Faisalit. Kas ta ütleb Karlale midagi? Ma ei saa midagi öelda, lase Masili lahti. Kas sa tegid jälle midagi ägedat, Carlos, mu poeg? Poeg, mida sa sööd ja jood? Noh, mida sa siis sööd ja jood? Bismillah. Asil, mine edasi. Oota, Carlos. Asil, kus mu tütar on? Asilil läks vastupidi, noh. Oota, kas ta võib rünnata Zötterit, kui ta siin on? Kas ma peaksin riskima? Kui te teate, siis mulle meeldivad riskid. Ma võtan selle riski. Ma riskin. Aga ta ärgu öelgu Marlale midagi. Bella, kas sa ütlesid seda, Marla? Bella, mis su peas juhtus? Tule siia. Mine sisse, vaatame. Kuidas su pea selliseks sai? Kas sa lõid ma pea kuhugi ära? Oodake üks hetk, te kaklete niimoodi, oota. Oota, las ta kõnnib natuke. Meie rottweilerd on kõik sellised, väga larmid. Emased tõstavad jalga, tead küll. Nagu isased, mashallah. Las muu tüdrukud lähevad nüüd edasi. Aga las ma võtan Marla igaks juhuks kõrvale, vend. Ei, Marla, tule siia. Marla, tule siia. Marla, mine edasi. Marla, mine edasi, tütreke. Marla võib kakelda, ta on rahulik. Vanad koerad on autoritaarsemad. Talle ei meeldi pulgad ega mängud. Ja kui nad Marla peale ründavad, siis ei tahaks, et meil probleeme tekiks.
Marla, selle asja Marla panime kinni, Bella lasime lahti, Asil lasime lahti, Tšõtõr lasime lahti. kas meil on veel mõni emane, keda saaksime lahti lasta? Neid pole. Asile puhul ei sobi. Reina puhul ka ei sobi. Need on probleemsed, sõber. Laseksime nüüd selle tüdruku vabaks. Või kui me selle tüdruku vabaks laseksime, kas ta ütleks midagi? Ta on kena, laseks minna, ootame. Kurat, ma arvasin korraks kaugelt vaadates, et see on Destan, mitte Asil. Ta näeb Destani moodi välja. Lähme nende kitsede juurde. Kuule, Bonjuk! Bonjuk, ei Asil, ära lase teda ligi. Asil, ära lase Bonjukil ligi pääseda. Tule, lähme korraks sisse. Oota, Bonjuk. Bonjuk, jookse. Assel, ei. Oota sina. Teie ärge tulge. Teie. Mul on mugitsed, mida nad teevad, Bonjuk? Ilus Bonjuk. Karamell, kas sudarad on korras, Karamell? Karamell täna näeb tõesti hea välja, mašallah. Tema kõhupaistetus on kadunud, tänu jumalale. Ma lasen nad lahti, see mõjus neile hästi. Kas lasime nad lahti? Ta on end korralikult kergendanud, mašallah. Aitäh. Kuidas meie kanade munemisega lood on? Päris palju mune tuleb, mašallah. Ma ei tea, kellele neid mune anda, ausalt, et mune. Soovijale müüme vend. Ole Bonjuk, sa ehmatasid mind ära, noh. Tuvid on ka siia tulnud, vaata sinna. Kuule, mida te siin otsite? Üks kana haub siin. Kes selle heina maha viskas? Otu ju. Meie kana haub mune, sõbrad. Tegelikult seal, 34. Kes tõi siia need teeklaasid? See on minu tütar. Paneme ta nüüd teeklaasi. Paneme siia. Vaata, ta on sinna munenud. Bonjuk, mu poeg, õhtul lasen sulle vett. Ära vaata sinna, patsa. Praegu ma sind ei tervita. Miks ma ei tervita? Probleem. Aga see part siin haudub ka pesal. Part on endale ise pesa teinud. Ma näen seda alles nüüd, vaata. Ta on endale laua alla koha teinud, vend. Selle katkise asja alla. Oota, Part. Oota, tõstsime loomaga üles. Hästi, tütreke. Maga sina. Maga, me ei öelnud midagi, maga. Hästi, lähme. Oota, Bonjuk. Ta tegi ka sinna endale koha, ma nägin seda alles nüüd, ausõna. Mõlemad haned istuvad, aga meil on ühte isassane vaja. Munad jäävad tühjaks, sest isast pole. Vaata tuvisid. Kanad on kõik ühte ritta pagunenud. Tuvid lasevad pojad välja ja lähevad minema. See rott tegi meile peavalu. See rott viib meid raskustesse. Tule ruttu. Hektor ilmus välja. Oota, las ma vaatan. Hektor seisab nüüd Asille vastu. Olgu, ta mängib. Lähme korraks välja, Tead, ma natuke kardan seda pahandust. Tal on suur kaklemise potentsiaal. Bonjuk, mida sa tahad, poiss? Kas sa tahad, et me teeksime päikese? Ulakas. On korralik. Peadu poiss. Vennas, sellist kitse pole olemas. Ausõna, sellist kitse pole olemas. Hoiame selle pellet natuke silma peal, vennas. Ma eriti ei usalda pellet. Hayır Bella. Nägid, ta üritab Bonju jalga panna. Miine sinna. Ta ei armasta ühtegi teist looma peale koeravend. Ta kasvab nii tasakaalutult. Velle, tule siia. Asitse, ära kallista pellet, ta võib sind lüüa. Ole korralik. Oh ei. Las ta seisab korraks Hektoriga silmitsi. Me ei tohi mingil juhul olukorda pingestada. Nad lähevad tülli. Vaata, milline väärikus on Hektoril, maashallah. Tundub, et sulle meeldib Hektor, jah? Hektor on minu tütar. Ista. No vaata, proovisin isegi puutüki pellega tõmmata, aga ei õnnestunud. Lihtsalt ei vedanud, ausalt, tõesti. No. Oleks kinni jäänud, oleks hea olnud end. Ei jäänud kinni.
Hektoril on palav. Tal pole üldse jõudu. Ja kuna ta on must, tõmbab ta päikest ligi. tal pole üldse jõudu. Igatahes ma andsin neile emased enda juurde. Võib-olla läheb tal tuju paremaks ja tuleb natuke rohkem iseendaks. Teie seas oled see hulluks läinud, Apulla. Käitu korralikult, kuule. Härra Mazar! Altjaz, tule siia. Tule, poeg. Tule, poeg. Tule. Jah. Peatud segi või tsenk, mine kuuti. Las ma hoian Bellast natuke eemale, loodetavasti ei hakka see väikestele kõhtudele külge. Nägin, nüüd lasen kõik rahulikult lahti, vend, las läheb. Loomad said ka rahu, mina sain ka rahu. Natuke väsita meid kokku kogudes, aga midagi pole teha. Jälle laseme kõik rahulikult lahti, mida veel tahta. Kaduge ära. Krõbe, kui Isabel sind ei näeks. Krõbe. Kui Isabel näeb, et ma krõbeda lahti lasin, läheb ta hulluks. Ta läheb kohe hulluks, hüppab nagu rakett ja ründab seda krõbedat. Ta vihkab krõbedat ja krõbe vihkab teda ka. Hektar! See video möödus 90% ajast Hektorile karjudes. Oota, ilutseja, aga ärge ilutsejale midagi öelge, eks. Ärge öelge ilutsejale midagi, ärge kaunistage tema silmi. Nüüd Hektar vend ei kuula mind väljas, lasin ta lahti, ta teeb, mis tahab, ei hooli minust üldse. See pole nii nagu Carlos, tema kuulab mind natuke rohkem, aga Hektar ei hooli üldse. nojah, täna ma siin ka jälle lapsed lahti. Ma proovin aeglaselt, vend. Kõik isased, emased, keda ma pole veel lahti lasknud, kõik lasen järjekorras lahti. See süsteem tuli meil väga hea. Täna lasime ka Hektari, Tšetirri, Bella ja kõik teised lahti. Järgmisel korral on ka Odin, mul on meeles, et kui me Odiniga lahti laseme, ei tohiks seal olla ühtegi emast koera, ehk siis Asie, Natasja, Ous, mitte ühtegi ei tohiks olla. Odinil on ka selline probleem. Ta võib ka emastele kallale minna, aga noh, eks me vaatame. Kui te seda videot ka tahate, kirjutage kommentaaridesse. Järgmine kord teeme selle ka. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge tublid. Olge terved, mu sõbrad.